Laske lahki, ma oleksin teid peaaegu tapnud. Siin on haige mees. Hoiame pöialt, et me päeva lõpuks midagi küpsetatult sööma ei pea. Kui te saaksite seda lõhna praegu tunda, oh jumal, vaadake, kui hea see välja näeb. Tere hommikust teile kõigile! Jah, me oleme just maandunud mõnele maailma kõige kaugemale saarele ning ma kavatsen järgmised paar päeva ellu jääda ainult oma veealuse vibuga. Meil on siin kõige pöörasem maastik, seal üleval palmid, kristallselge vesi ja korallrahud ja ma olen praegu täiesti vaimustuses. See ongi see, mida me järgmised paar päeva kasutame. See on tegelikult veealune vibu ja nool. See on üsna lihtne. Sellel on siin väike kummipael ja see oda siin on palju suurem kui minu oma. See on tõeline relv, ütleme teile. Tõmbad selle lihtsalt niimoodi tagasi ja siis lased lahti. Ma oleksin teid peaaegu ära tapnud. Põmm! Ho! See asi on nii odav. Oh wow, täna tuleb meil tõeliselt tegus päev. Seljakotis on meil mõned väiksed asjad. Meil on nuga, millega loodetavasti saame hiljem natuke kala puhastada. Ja peale selle on meil põhimõtteliselt ainult kaamera varustuskotid. Seal on mõned kõige ilusamad korallrahud ja ma ei jõua ära oodata, et teile vee all kõike näidata. Ja ma tean, et selle relvaga saab see olema paras väljakutse. Ma võtan põhimõtteliselt kõik, mis kätte saan. Asi on selles, et meil on tegelikult väike kohalik kalapaat, mis viib meid põhimõtteliselt kõigi nende saarte vahel siin, sest siin on lihtsalt liiga ilus, et jääda ainult sellele ühele saarele. Ma tahan koos teiega saarele liikuda ja vaadata, kas saame järgmiste päevade jooksul head toitu. Üks kõige hullumeelsemaid asju, kutid, on see. Iga kord, kui ma nendel saartel olen, leian ma alati nii palju prügi, et see ei lõpe kunagi. Enamasti korjame nii palju prügi kokku, kui suudame, aga ausalt, see probleem on vahel lihtsalt üle jõu käiv. Vaadake seda, see on hullumeelne. Mees, siin on prügi, siin on mõned kookospähklid, aga ausalt, see on pöörane. Meie inimesed vennas, me suudame paremini, 100%. Tegelikult ei ole meile eriti palju teha peale selle, et proovime selle missiooni jooksul nii palju kokku korjata, kui suudame, kutid. Paistab, et see võib-olla oli kunagi vana kalurite peatuspaik. See on nii äge, mehed. Nüüd see saar siin on nii eraldatud, mehed. Nii, et kutid on ilmselt selle üles seadnud nagu mingi kalastuskoht arvama, nagu vahepeatus, kuhu nad tulevad, kui nad kala püüavad. Või võib-olla peavad nad ööseks jääma, sest lähevad veelgi kaugematele saartele ja siis jäävad nad siia üheks ööks või midagi sellist. Uurime edasi, vaatame, mida veel leiame. Ma juba higistan nagu krokodiil käekoti vabrikus, nii et praegu tahaksin väga kookospähkleid leida. Vaata seda meest, siin on alati lihtsalt jalanõud väljas, vaata seda. Alati mingid pagana pongid, pudelid, kepid. Mis pagan see on, mees? Vaata seda, vaata toda. See on nagu mingi pagana Yeezy põõsas, see on kõva vend. Olgu, lähme edasi. Me lähme siia nagu mingisse džunglisse, siin on hunnik palmipuid. See on äge, mees. Wow! Lähme tagasi saare lagendikele, vaatame, mida me selle kõrge veepiiri äärest leiame. Siin peab olema midagi head, mida me saame kasutada. Vaata seda, mees. Oh, mu jumal, vaata seda. Vau, vend. Need saared, kus ma praegu olen, kutid, peidavad endas maailma kõige ilusamaid karpe. Sellest saab vasti mõne loomakodu, nii et jätame selle siia samasse randa. Näed kõiki teisi erakrabisid siin. Kõige hullumeelsem nende juures on see, et kui sa tegelikult vilistad, tulevad nad kohe oma kojast välja. Kas nägi, kuidas ta välja tuli? See on äge. See on kindlasti kellegi uriin. Oh, mis? See on kõige ägedam palmipuu, mida ma oma elus näinud olen. Meil on siin üks suur palm, mis sõna otseses mõttes välja turritab. See peab olema üks kõige lahedamaid palmipuid üldse. Kookospähkleid küll pole, aga mida nad on teinud, on just see siin. Näed seda bambuse tükki? See on pärit vanalt kalurilt. Nad on selle bambuse tüki läbi lõiganud ja siis lükkavad selle kookose puu sisse, et kõik kookospähklid alla kukutada. Praegu olen lihtsalt varjus peatunud. Higistan sõna otseses mõttes väga palju.
Mehed, ma tahan natuke energiat tagasi saada. Ma arvan, et võtan selle suure bambuse tüki siit. Ma arvan, et me võime proovida mõned kookospähklid alla võtta ja sealt edasi võiksime hakata neid riffe uurima, vaadata, kas saame mõned loomad kirja. Mehed, need saared on uskumatult ägedad ja see riff seal on hullumeelne. Ausalt, see on uskumatu. Seda ei saa ette kirjutada. Ma lihtsalt puhkan siin palmipuu all ja vaatan, mis ma leidsin. Võtame liiva sellest välja. Vaata seda, see on hullumeelne. Me oleme praegu tõeliselt sõjaks valmis. Asjad, mida siia randa uhub. Liiva on igal pool. Ma ei näe siin rannajoonel eriti midagi rohkemat, kutid enamikke häid asju on sealpool tagasi. Ma arvan, et võtame ühe neist bambuse tükkidest ja lähme vaatame, kas leiame endale mõned kookospähklid, eks. Selle võtame kaasa. Lähme kallis. Siin on mõned palmipuud, aga need on päris kõrged, mees. Võib-olla saame selle peal proovida. Õige, seal üleval on üks, me saame ilmselt proovida selle kätte saada. Need kookospähklid olid väga veidras ja ebamugavas kohas, kutid, ja ma ei saanud neid kätte. Nii, et me peame hakkama rannajoont mööda otsima, vaatama, kas leiame veel mõne mees. Ma kaalusin selle puu otsa ronimist, aga praegu on siin üsna ohtlik, kui ma sealt puult alla kukun või midagi sellist. Ma saan ilmselt kõvasti viga ja keegi ei tule mind aitama. Pedime ära, mees. Jah, meil on mõned kookospähklid, ma ei suuda seda uskuda. Me ebaõnnestusime natuke varem, sest see üks puu oli paganama kõva, mees. Ma ei tahtnud viga saada, aga me leidsime ühe natuke madalamal ripuva ja meil on need ilusad rohelised kookospähklid. Ma olen praegu sõna otseses mõttes täiesti läbi, aga meil on värsked kookospähklid ja see ongi kõige tähtsam. Ma näitan teile, kuidas me saame need asjad lahti teha ilma nugade või millegi selliseta. Kas te näete seda otsa, kus on 3 B-d siin? Seal on üks lame külg just siin. Ma ei tea, kas te nüüd näete. See on tegelikult vist kookospähkli kõige õhem osa. Nii et kui selle lahti lööme, peaks see lihtsalt avanema ja siis saame seda juua. Vaatame järgi. Nii, valmis. Tegime ära, me. Me purustasime selle ära. See oli täiesti hullumeelne, mees. Nüüd on aeg paati hüpata ja vaadata, kas saame mingit toitu, et selle väljakutsega alustada. Meil on siin planeedi suurim elurikkus, mis tähendab sisuliselt seda, et 75% kõigist ookeanis elavatest loomadest elab tegelikult just nendes vetest siin. Seepärast hakkamegi täna paadiga uurima, kas suudame nii palju loomi kui võimalik kokku lugeda. Meil on selja taga kristallselge sinine vesi, üks lõbusamaid relvi planeedil Maa. Meie paat on seal kauguses ja siin on sõna otseses mõttes igal pool söödakala. Vaata seda, issand, vaata seda söödakalaparve. See on hullumeelne. Ma tahan sinna vette minna, et näha, mida see söödakalaparv teeb. See on pöörane. Lähme. Nad löövad mind sõna otseses mõttes. Vaata seda, vaata, neid on nii palju. Nad löövad mind näkku.
Üks neist asjadest võtab mu kohe oimetuks. Ma saan selle sõna otseses mõttes kätega kinni püüda. See oli kahtlemata üks hullumeelsemaid asju mu elus. Miljonid söödakalad lõid mind pähe ja vastu mu maski. Ma püüdsin neid kätega kinni. Vend, see oli pöörane. Ja just sellepärast me neid saari uurimegi. Mehed, asjad, mida me selles videos näeme, saavad olema hullumeelsed. See oli vaid väike maitseproov. Okei, lähme nüüd paati, hakkame ringi uurima ja vaatame, mida veel leiame. Lähme, me oleme juba paadis, praegu näete minu ümber laiali olevaid saari. Ja mida me tegema hakkame, on põhimõtteliselt parimate kohtade leidmine, mehed, kus täna kõige rohkem elu on. See aitab meil loodetavasti mingitki toitu saada. Mul on vaja kogu abi, mida ma saan, sest selle relvaga olen ma umbes sama kasulik kui betoonist langevari. Hoiame pöialt, et me päeva lõpuks midagi küpsetatult sööma ei pea. Lähme vaatame, mis meeleolu on. Ma istun sõna otseses mõttes selle paadi ninas, kus me oleme. Praegu liigume lihtsalt natuke lähemale sellele saarele. See näeb välja kristallselge, täiesti uskumatu. Te ilmselt näete seda uskumatut tuulevaikset kristallselget vett. Me oleme kohal. Issand, vaata seda vett. Meil on Gatorade'i värvi, vesivibu ja nool, lestad käes. On aeg jahile minna. Lähme otse vette. Ma kaotan peaaegu mõistuse. Lähme!
Oh, issand mees, seal all on täiesti teine maailm. See on uskumatu. Oh, issand mees, see oli seal all täiesti uskumatu, kutid. See peab olema üks selgemaid veesid, mida ma oma elu jooksul näinud olen. Aga me jäime sellele saarele ilma toiduta. Ja tundub, et ilm on hallemaks pööranud. Need pilved on aeglaselt kohale veerenud. Tundub, et silmapiiril on natuke välku näha ja meil hakkab aeg otsa saama täna pärastlõunal. Ja nagu ma seda ütlen, hakkabki vihma sadama mees. Ausalt öeldes oli seal all nii raske kala kätte saada ja ma arvan, et põhjuseks oli see, et vesi oli nii paganama selge, kalad nägid mind juba kaugelt tulemas. Tõmbasin oma vibu vinna, aga ma ei saanud ühtegi kätte ja ma ei suuda uskuda, et meil pole esimeseks päevaks mingit toitu. Praegune tegevusplaan on, et lakume oma haavu pärast esimest päeva ja loodetavasti saame homme uuesti proovida. Mees. Istume nüüd maha, vaatame päikeseloojangut, naudime meeleolu ja homme võtame end taas kokku ning proovime uuesti. Isegi kui meil pole süüa, kutid. Tunnen end nii õnnistatuna, mees, et saan olla nendel saartel ja avastada seda kristallselget vett, mida me täna uurisime. Istun keset ei kuskit, palmi otsas, mingil saarestikul. Aitäh Jumal selle hetke eest. Odja, huhu! Ja kõik need papagoikalad tulevad praegu madalikule, aga need pole need kalad, mida me püüdma läheme. Sest siin saartel ei vaadata sugugi hästi sellele, kui neid kalu püütakse. Nad söövad tegelikult kogu vetika korallidelt ära ja hoiavad need puhtana, mis omakorda hoiab rifid väga tervena. Tohutud papagoikalade parved, vaata neid kõiki. Tere hommikust teile kõigile ja me oleme just ärganud sellel pöörasel saarel. Vaata seda, mees, meri on sõna otseses mõttes sile nagu klaas, kuni silmapiirini päike tõuseb, poisid. Ja ma olen täna nii neetult otsustanud selle relvaga süüa saada, mees. Peaaegu terve öö ilma toiduta olnud, nii et ma olen täna hommikul hullult näljane. Täna hakkame uurima mõningaid kõige pöörasemaid saari, hüppame paati, loodetavasti leiame uusi alasid, kus saame selle vibuga relvi maha võtta, mees.
Aga kõigepealt teame ühte ägedat kohta, kus me saame sellel saarel ujuma minna. Oh, issand mees, okei. Siin on see väike kai, hüppame sisse ja vaatame, mis seal all on. Milline uskumatu hommik. Okei, me hüppame paati ja jätkame teise päeva avastamist. Mehed, me just maandusime sellele ägedale väikesele saarele siin. Vibu ja nooled on seljakotis olemas. Ma olen täna väga elevil. Ma arvan, et seal väljas on mõned eepilised kalad, keda loodetavasti saame täna vibuga püüda. Vaatame, et kõik oleks täna paigas. Jah, ta näeb hea välja. Siin on meil Quick Revive olemas. Nüüd, kui ma selle võtan, te teate, et ma saan uuesti sündida. Joome selle ära. Oh, mul on täna kogu energiat vaja, mis võimalik. Lähme! Hästi, oleme valmis minema. Meil on vibu ja nooled. On aeg jahile minna. Ma just võtsin teid maha, ma olen natuke liiga elevil, tunnen end hästi. Kõik pange kommentaaridesse üks hoorah. Te teate küll, see on see, mida me ütleme, kui võtame oma Quick Revive'i. On aeg varustust võtta, minna vette ja vaadata, kas saame toitu.
Me tegime selle ära, oleme lõpuks siia üles jõudnud. Me olime seal väljas tunde, panime muudkui mööda, aga me saime midagi ja see ongi kõige tähtsam. Meil on liha teiseks päevaks. Mul on praegu valus, olin nii kaua vees. Te nägite ise, ma panin igalt poolt mööda. Ma mängisin nagu paarlivalvur, ausalt, ma olin seal täiesti läbi. Aga mehed, meil on värske liha ja me teeme teiseks päevaks tule ülesse. Kui te tunneksite, kui külm mul praegu on, seda nimetame me kirurgkalaks. Vaadake selle värve. Kui ma selle uime niimoodi üles tõstan, on see erkkollane, siin on sinist ka ja neil on siin taga selline tera, näete, püha taevas. Kui see asi sind tabab, on sul kuradi maa valus. See läheb sinust läbi nagu nuga. Viimased 46 tundi olen ma jahtinud ja pole midagi saanud. Nii et praegu on meil see paharet käes, vaadake selle asja pead. See pole just kõige ilusam pea. Me teeme sellel saarel kõige vingema kokkamise üldse. Paneme oma kala siia ja oledki valmis. Korjame süütamiseks triipuitu ja teeme tule üles. Sest ma olen praegu nii pagana näljane. Mul hakkab hääl ära minema, sest olen nii elevil. Vaata kõiki neid. Okei. Meil on suured oksad olemas. Peame keskele süütematerjali panema. Kogu see rannikupöösas, seda saame süütamiseks kasutada. Nagu suur lillekorv, aga see on lihtsalt kõik süütematerjal, mis sädemest tuld võtab. Selle toidu valmistamise idee tähendab, et meil peab olema üsna korralik tuli. Paneme kogu süütematerjali siia sisse, süütame selle põlema, hakkame teisel päeval kala küpsetama. Lähme! Siin on meil ilus kala, teeme ühe vinge küpsetusmeetodi kutid. Kõigepealt lõikame selle veidral viisil tükkideks. Ma võtan selle siit kinni. Teen lihtsalt väikese lõike selle pea taha. Nüüd põhjus, miks ma selle lõike tegin. Nagu näete, võtan ma korraga ära nii pea kui sisikonna. Nüüd kallutan oma noa 45-kraadise nurga alla ja lõikan lihtsalt lõpuni alla. Ja näete ise, vaadake seda. See on pea ja kogu sisikond. Ühes tükis kõik, mis alles jääb, on liha ja keha. Jah, see on natuke liivane, aga vähemalt pole seal enam kogu seda sisikonda sees. Ja see kalakutid, see on tegelikult taimtoiduline kala, nii et ta sööb kogu merevetikaid ja muud sellist. Ja need tunduvad lõhnavad palju hullemad kui kõik need teised kalad. Võtame selle koralli tüki, kasutame seda taldrikuna. Me tegelikult murrame need kõigepealt umbes sellisteks tükkideks, siis hakkime need ära. See saab lõbus olema. Oled valmis? See ei toiminud. Just neid tükke me tahamegi. Näed neid väikseid tükke? Need on vägevad. Vaata seda liha siin. Miks ma kogu aeg selle liiva sisse pillan? Vaata seda liha. See lausa helendab selle looma peal. Ilus ja valge. Nüüd läheme üles ja korjame midagi, mis võimaldab meil neid küpsetada. Teeme seda kebaabi stiilis, kallis. Meil on vaja ühte puutükki, midagi tugevat. Bambus ei sobi, see on liiga nõrk. Hästi, see võib sobida. Jah, just seda me tahamegi. Ideaalne, teeme kebaabi stiilis. Ma lõikan selle kiiresti pooleks. Lihtsalt teritan nende otsad ära. Nagu näed, üks on meil siin olemas. 2 teravat šašlõki varrast. Meil on siin ilus sütekiht põlemas. Võtame oma vardad ja paneme need kalad otse peale. Näed, kui ilus liha.
ühe paneme läbi seljatüki alumise otsa ja teise läbi ülemise poole ning siis on see valmis otse tule kohale panemiseks. Paneme kindlasti kõik tükid vardasse. Kuidas ma need tule kohale panen, on see, et ma liigutan need halud eest ära. Tükk koralli. Paneme oma vardad koralli tüki peale. Siis võtame mõned kivid. Olgu, te näete, mida me oleme teinud. Meil on kivid, mis hoiavad meie vardaid tule kohal. Me hoolitseme selle eest, et tuli põleks all. Hoiame söed hõõgumas ja see annab mõnusa kuumuse. Olgu, ma ei hakka teile valetama. Ta on praegu natuke liivane. Aga mind see ei häiri. Meil on kala tule kohal, grillime seda elaval tulel. Vaadake seda. Tegelikult on see väga hea. Vau, mees. Me ei taha seda otse liiki panna, tahame seda natuke kõrvale, et see saaks ilusa värvi. Hoiame pöialt, et see liha oleks tõesti hea. Olgu, näete, ta küpseb kenasti. Peame veenduma, et me seda ära ei põleta. Võtame oma oksad, kontrollime, et see ei põleks. Keerame ta kiiresti ümber. Oh, Samu, hea, vaata kui hea see välja näeb. See näeb nii krõbe välja. Me oleme õigel teel. Vaata seda. Oh, see liha näeb nii hea välja. Kui te ainult saaksite seda praegu nuusutada, see lõhnab tõesti imeliselt. Kogu selle asja mõte on see, et suits peaks imbuma liha sisse ja muutma selle eriti suitsuseks. Ma mõtlen, lihtsalt tõmba need valged lihatükid lahti. Oh, ma olen praegu nii näljane. Tõsiselt, ma pole 2 päeva midagi söönud, kutid, ja te nägite, kui raske oli selle vibuga. Ma olen lihtsalt õnnelik, et meil on sellel saarel süüa. Lähme. Oh, meis. Vaata seda. Me näitame siin oma kala. Võtame oma kala. Oh, issand, vaata seda. Vau, see näeb tegelikult ebareaalne välja. Ja teate, et viimased 2 päeva oleme jahtinud ühe kõige raskema relvaga ja praegu on meil seal ilus liha olemas. Vaadake. Kebaabi moodi rannas, olgu. Võtame ühe tüki. Oh mu jumal, vaadake seda liha. Proovime seda ära. Grill stiilis. Vaadake neid lihatükke, mida ma lahti rebin. Aga just see ongi kogu asja mõte. Kala, mida peetakse rämpskalaks, on tegelikult väga hea, kui seda tulel küpsetada. Siin nendel inimtühjadel saartel te teate, et selle nimel me elamegi. Näeme teid järgmisel metsikul seiklusel. Rohkem videoid on siin. Ärge unustage likeida ja kanalit tellida.